Belgorodi lähistest oblastitest evakueeritakse lapsi. Öösel oli seal raketirünnakute all põgenikelaager. Luganski oblastis oli Haimarsitega tulistatud asulat Karpaadid. Surma said 5, kannatada 19 inimest. Bryanski oblast oli rünnatud 10 drooniga, millest kõik olid likvideeritud. Kurski oblastis raketirünnaku ajal said vigastada tankitõrjet rajavad töölised. Krasnodari krais droonid kukkusid naftatöötlemistehastele. Peskov peale rünnakut Moskvale sõjaseisu kehtestamist ei arutatud. Kadõrov aga pakkus sisse viia ning teatas pataljon Ahmad naasmisest Donetskisse. Suurbritannia siseministeerium. Ukraina võib rünnata Venemaad väljaspool oma territooriumit. Medvedjev. Iga Suurbritannia ametnik võib saada legitiimseks sihtmärgiks. Zelenski teatas relvastuse tootja BAE Systems filiaali avamisest Ukrainas. Saksamaa ministrite koda. Venemaa pihta võib lüüa Ukrainas toodetud relvadega. USA eraldas Kiievile veel $1,250 miljonit. Ungari plaanib suurendada kaitsekulutusi veel 3% võrra. Venemaa esindaja Üros Nebeznia. Venemaa vastab kõhtlemata igasugustele rünnakutele tuumaobjektidele. Rahvusvahelise aatomienergeetika agentuuri pealik Grossi palus mitte pommitada tuumajaamu. Hiina kaitseministeeriumi juhataja Li Shengyong keeldus kohtumast Pentagoni pealiku Austiniga summitil Singapuris. CNN avaldas kaadrid Hiina hävitas, mis tegi ohtlikke lähenemisi USA luurelennukiga Lõuna-Hiina merekohal. A South China Morning Post jagas modelleerimise tulemusi merelahingust Hiina mereväe ning USA lennukikandja Gerald Ford vahel. Kõigis 20 simulatsioonis Ford oli uputatud. Samal ajal vaatamata headele algsetele prognoosidele Hiina tööstutoodang kahaneb. Reutersi andmete põhjal näitaja on miinimum peal eelmisest detsembrist alates. Põhjuseks on madal nõudlus Hiina kaupade järgi ning kinnisvara mured riigi sees. Goldman Sachs. Töötus linna noorte seas ületab 20% ning kasvab suvel, kuid tööturule tulevad lisaks 11 miljonit tudengit. Musk tuli visiidile Pekingisse ning teatas, et ei poolda Hiina majandusest eraldamist ning ei kavatse oma tööstuse äraviimist Hiinast. Lisaks Tesla juht kohtus 3 ministriga ning CATL juhiga. See on maailma suurim akude tootja maailmas. Ministrid teatasid, et USA ning Hiina peavad tegema koostööd. Koos Muskiga oli Hiinas ka panga JP Morgan juht Damon. Põhja-Korea satelliidi väljaviimine orbiidile ebaõnnestus. Raketirusud kukkusid kollasesse merre. Siulis paanika. Kogemata kuulutati evakuatsioon. Kosovos järjekordsed protestid. Peaminister Kurti pakkus rahulolematut välja saata Serbiasse või vangi. Pušilin teatas, et Azovstali demineerimine võtab aega kuni aasta aega. Statistikaamet arvutas, et kilstude tootmine kallines 1,5 korda. Matuste hind kerkis 3% võrra. Kui meeldis osa, pane like, kirjuta kommentaar.